Edvini. Tervist, kas kõik kuulevad mind? Ei kuule? Jaa, kuulete, väga tore. Ja tere minu poolt ka. Nii, väga kena. Praegu on veel mõned osalejad, kes märkisid ennast tulijaks veel puudu, aga sellest pole midagi, sellepärast et me salvestame veebiseminari ja seda saab pärast järele ka vaadata. Nii, aga ma arvan, et võime oma seminariga siis alustada. Nii, täna siis räägiks põgusalt sellest, mida oleme planeerinud Edwinningu mentoritele sellel õppeaastal. Et tegelikult mitmed tegevused on juba vanast ajast tuttavad ka, neid on tehtud, aga lükkame siis jälle sellel sügisel selle mentorite võrgustikuga käima ja vaatame, kuidas sellega läheb. Ja kõigepealt ikkagi ma tutvustaks hea meelega Lauret, et võib-olla, ma ei tea, kõik on näinud teda juba, ma loodan, kes siin ka on, sellepärast, et nagu te teate, Elo Allemann enam ei jätka meie põhilise bossina, vaid meil on siis Laura Vetik ja mina, Ingrid Maadvere, mina siis natukene räägin siin mõne asja vahele ja olen valmis ka vastama küsimustele, et ma olen nende erinevate teemadega siis seotud olnud. Ja teil on nüüd täna selline asi, et teil on aktiivseks kasutamiseks chatiruum, nii et te täna rääkida ei saa, et olge head, kõik oma küsimused, ettepanekud ja asjad pange chatti. Nii, väga kena. See tutvustamise asi läks juba nagu meelest. Nii, aga väga tore teid kõiki siin näha. Nii, ja lähme siis esituse juurde. Et enamik, kes ennast siia veebiseminarile registreerisid, on tegelikult olnud mingil hetkel Edwinningu mentorid täiesti. On olnud pikaajaliselt Edwinningus, aga on ka uusi ja see on väga tore, et me hea meelega kaasame siis ka selliseid uusi kogenud õpetajaid Edwinningu mentorite võrgustikku. Ja paningi siis siia siukse väikse kokkuvõtte, et kes see mentor on. Väga lihtsalt öeldes on ta siis kogenud Edwinningu õpetaja, kes tahaks ka teisi kolleege kaasata projektitöösse. Ja ennekõike toimuks oma eeskujul ja läbi oma projektitööde. Nii et tegelikult see mentoriks olemine ei ole mingi selline täiskohaga töö või selline vastik kohustus, vaid pigem see olekski võimalus ja selline tore ettevõtmine õpetajatele. Nii. Ja me oleme ka pannud paika mõned väiksed sellised reeglid, et kes see mentor võiks olla. Ja oleme siis hetkel teda piiritlenud selliselt, et ta on Edwinningus registreeritud vähemalt 1 aasta, osalenud 3 projektis ja saanud ka 1 kvaliteedimärgi, riikliku kvaliteedimärgi siis. Ja kindlasti, nagu ma siin juba mainisin, et mentoritelt me ennekõike ootame siis eeskujuks olemist, et siis võiks mentoril olla valmisolek läbi viia erinevaid multiprojekte. Et me kohe hakkame Ingridiga rääkima ka, mis need multiprojektid on või et Ingrid tutvustab lähemalt neid. Ja teine asi on siis ka selline Edwinningu tutvustamine siis koolides, erinevatel seminaridel, et vastavalt siis vajadusele ja ka teie valmisolekule ja soovile. Nii, ma arvan, et selles osas vist ei ole mingeid küsimusi, aga kui teil on küsimusi, siis pange julgelt siia chatti kohe kirja, meie näeme neid kogu aeg ja saame siis kohe vastata. Nii, aga lähme siis kohe selle juurde, et mida me siis mentoritelt ootame. Ja mentorite selline, nagu me siin Ingridiga arutasime, selline proovikivi on siis multiprojektid. Ja multiprojektid ei ole üldsegi mingisugune uus teema, et seda oleme me juba mitu aastat proovinud. Ja see on ka väga kenasti läinud, et päris mitmeid vahvaid projekte on sellest multiprojektide üleskutsest sündinud. Ja mentorite ülesanne ongi siis välja mõelda mõni tore projekti idee, see projekt ka Edwinning Live'is registreerida ja luua ja siis enda kolleege sellesse kaasata. Ja me oleme sellel sügisel teinud ka sellise
natukene süsteemsema asja sellele multiprojektidele, et kui täna on siis selline esimene tutvustus mentoritele, siis 1. novembril korraldaks veebiseminari juba laiemale ringile ehk et siis kõikidele huvilistele, uutele ja vanadele olijatele, kes tahaksid rohkem teada multiprojektidest ja loodetavasti siis kohe ka liituda. Ehk et seal 1. novembri seminaril saab iga projekti autor lühidalt oma projekti tutvustada ja selle kaudu siis kohe ka uusi liikmeid kaasata. Ja oma projekti ideedest palume siis märku anda hiljemalt 29. oktoobriks ja edaspidi või nüüd kohe varsti ma jõuan ka selleni, on eraldi link, kus siis te saate väga lühidalt panna siis oma projekti põhiinfo ehk siis pealkirja, lühikirjelduse, samuti mis vanuses õpilasi tahate sinna kaasata, mis õppeainetes, ei pea ainult üks õppeaine olema, ja samuti millised on siis sellised kuupäevalised plaanid, et siis väike selline ajakava ka juurde. Ja Ingrid juba jagas ka, siin on siis presentatsioon multiprojektide kohta, kus siis iga projekti autor valib ühe slaidi. Siin on hulgaliselt selliseid slaiditoorikuid valmis. Igaüks siis võtab ühe slaidi ja saab siis oma projekti info sinna sellele slaidile panna. Nii. Aga mis on multiprojekt? Nii. Et äkki sellest ka siis paar sõna. Ma ei teagi, ma vaatan, siin on sellised vanad kalad praegu, et meil on Laura, üks asi on valesti. Vaata praegu minu poole. Nii, ja vaata nüüd, kus kaamera vaatas. Nii, me peame kohad ära vahetama. Nii. Vaata, minus ärkas nüüd see väike monk, eks ole, et me vestleme oma vahel ja siis kaamera pildid on tagurpidi. Ja nii, no kui ma nüüd vaatan, kas nüüd on loogiline, on nüüd parem, jah? Nii, ma ei tea, kuidas teile tundus, et me tegelikult oleme ühes ruumis hitsas praegu. Nii, aga kuidas teil on multiprojektidega? Et kes on teinud? Nüüd tuleb kohe mina, eks ole. Et ma tean, et paljud on teist juba tõelised spetsialistid, aga muidugi ka Euroopas on need meie multiprojektid äratanud tähelepanu. Ja põhjus on selles, et see on selline hoopis teistmoodi koolitamise viis ju. Et kuigi ma teen lihtsa projekti ja ma viin selle läbi, siis läbi selle multiprojekti on võimalik kaasata siis hästi palju huvilisi. Nende jaoks on see projekti idee võib-olla juba ette kirjutatud, nemad saavad ainult siis nagu mõnuleda ja asi toimib. Ja kunagi siis, kui me seda paika panime, seda ideed, siis oligi, et ta peab olema hästi lühike, lihtne, et ta ei võta niimoodi tervet õppeaastat ja ta peaks siis haarama võimalikult palju erinevaid huvigruppe. Et kui teha seal mingi Shakespeare'i näidendite peale, siis vist võib-olla ma saan seal mõned kirjandusõpetajad ja mõned gümnaasiumi inglise keele õpetajad ja see on kõik. Aga et see teema võiks siis olla laiem. Ja selline salaeesmärk selleks on siis algajate koolitamine. Ja kui esialgu, ütleme, kunagi, kui me alustasime multiprojektidega, oli see koolitamine võib-olla selline, ütleme, et tulge projekti ja tehke, siis võib-olla nüüd me isegi ootame teist selles mõttes natukene rohkem, et te mõtleksite juba, et kuidas läbi selle projekti see koolitamine võiks käia, et kõik need tagasisidestamised ja muud asjad, et nagu selline väike koolitaja teist kogu aeg seal kõrval annab nõu, mida teha. Ja esimene multiprojekt oli meil Mariga vist, jah? Kas Mari, sinuga me alustasime? Tervisepäev meie koolis, ma ei tea, kas sa mäletad, 2015. Ja kui ma vaatasin, et issand kui ammu, et see tundus ju nagu eile, aga tegelikult on juba 2015. Tookord kevadel me saime päris palju liikmeid sinna. See oli selline, et ütleme, tervisepäev on siis rahvusvaheline päev ja igaüks siis tähistas seda oma koolis ja siis mingisuguse pildi pani üles. Aga tegelikult neid projekte pärast tuli veel, need tulid seal küll ka minu ja Mari erinevaid projekte, aga näiteks Terje kirjutas, et ta on koolitusel teinud ja nii edasi, siis meil oli ka mingil hetkel tegid juba mentorid. Ma mäletan pilt rühma aknast välja. Oi, kui hea lihtne multiprojekt, Eve Saare ja Leila tegid.
mäletate veel, siis mulle tuli Kairi ja Kristi projekt Loodus ärkab meelde, kus neil oli siis tegelikult, see oli robootikaprojekt, aga siin on nagu selles mõttes head teemad näha, et need on sellised, mis nagu haaravad hästi palju erinevaid õpetajaid ja on hästi lihtsad. Aga no ütleme, et jah, et võib-olla, et astuda nagu samm edasi, et kuna me juba 2015 sellega tegelesime, siis nagu see samm edasi võiks olla teie jaoks veel see, et te mõtlete, mida te läbi selle multiprojekti õpetaksite sellele algajale õpetajale, et noh, et mis asi see võiks olla, kas ma ei tea, mingi selline ajakavast kinnipidamine või suhtlemine või noh, mingi selline oma väike konks, mille puhul te näete, et noh, et võib-olla teil endal on isegi vajakajäämisi või siis, et teistel, et noh, et siis oleks see multiprojekt võib-olla ka juba rohkem selline nagu koolitusprojekt. nii, aga teie mõtted ka veel multiprojektide osas, et ahah, tervisepäev meie koolis, Mari pani lingi ka, et seal juhtus muidugi see, et nähtavasti neid väga palju neid pilte seal ei ole, sest need olid ju fotkis ja need, kes siis siia tookord panid, siia need asjad jäid. Aga oi, siin on täitsa palju. Et siin oli siis seda, kuidas see kajastamine seal oli parasjagu, et noh, selline hästi lihtne ja armas projekt tegelikult. See on 2016. Kas tõesti 2016? Mina vaatasin veebiseminare ja vaatasin, et seal, et me nagu rääkisime. Okei, ja tõesti, Mari, me tegime seda 2 aastat järjest. 2015 oli see esimene ja 2016 me kordasime, et noh, et nagu, et kasutada seda sama mudelit veel ära. Jah, vot, aga see on nagu lühidalt sellest, et mis asi see multiprojekt on ja ma arvan, et ega paljud on sellest kuulnud, paljud on ka seda ise teinud, aga noh, väike võib-olla meeldetuletus siis, aga nüüd annan edasi sõna jälle Laurale. jah, et tegelikult nende ideedega saab tutvuda ka koolielus, et me oleme teinud mitmeid artikleid selle kohta, millised toredad multiprojektid meil parasjagu käimas on. nii et mul hetkel siin linki pole koolielus, aga kui te klikite sisse multiprojektid koolielu otsingus, siis te peaksite selle üsna kiiresti üles leidma. ja siin on tõesti eelmisest aastast, mis mulle koolis meeldib, pilt rühmaaknast välja, suur Munamägi, rõõm meie ümber, matemaatika meie ümber, loodus ärkab, kummituslood, et nagu näha, siis tõesti teemadest puudust ei tule ja igaüks leidis nagu sellise väikese oma nurga, mida siis vahvat sellega teha. nii, ja Ingrid jagas siis ka seda ühte näidet multiprojektidest. nii, ja nagu ma mainisin, siis multiprojektide tutvustamiseks teeme novembri alguses natuke laiemale ringile veebiseminari. Kutsume siis sinna lisaks mentoritele, kes saavad oma projekte tutvustada, ka kuulajad, huvilised, kes siis saavad kohe liituda projektiga, kui neid see huvitab. et selle jaoks palun teil minna sellele Bitly lingile, multiprojekt 2018, võtta sealt üks slaid, need on kõik tühjad slaidid ja siis enda infoga ära täita, kui olete välja mõelnud, mis toreda projekti te teete. ja ideid siis palume sinna märkida hiljemalt 29. oktoobriks, et siis me saame kõikide oma ideed välja käinud autoritega ühendust võtta, kokku leppida, mida ja kui palju nad siis veebiseminaril saavad oma projektist tutvustada. ja siis tegelikult ei pea me ka topelttööd tegema, et te olete juba slaidid ära täitnud ja läheb see asi natuke kergemini. selline 2 ühe hoobiga. nii, aga ma arvan, et multiprojektidest hetkel vist rohkem ei peagi rääkima. Kas kellelgi on tekkinud mingeid küsimusi? Või ideid juba, et mida teha? See on tegelikult praegu ka hea koht, see chat siin, kus oma idee välja käia ja leida kohe ka teine partner, sest nagu te teate, siis projekti sõlmimiseks eTwinning Live'is peab olema 2 õpetajat. nii et te peate siis lisaks idee väljamõtlemisele ka endale ühe partneri leidma, kellega koos te selle algatate
ja kellega koos te siis teisi õpetajaid pärast seda juurde liidate. Ja jälle, kui jääb näiteks siin on, et võib-olla ei leia, siis üks variant ju meil on ka olemas näiteks ju Facebooki rühm, et no, et ka seal selle kaudu annab otsida, et me paneme selle sama veebiseminari lingi hiljem üles ja siis võite te sinna juba alla panna ka kommentaare, et vot, et mina plaanin teha sellist multiprojekti, kes on nõus minuga seda algatama. Nii et siis jooksvalt juba otsida partnereid juurde ja ma tean, et paljud täna need, kes olid huvitatud, ei saa ka veebiseminaril osaleda. Nii et, no, et siis võivad ka tulla need soovid siis sinna hiljem sinna Facebooki. Ja kindlasti ka meilile ja igale poole mujal. Jah, et kui vähegi jätta jätta, siis andke meile märku, küll me teid kokku viime. Nii, me oleme selle spetsialistid sellele rühmade moodustamisel, jah. No vot, näed, Terje juba leidis mooduse, väga hea, väga hea. Et nüüd on vaja veel mingi idee, mis teemal. Selles mõttes on sügis hästi-hästi tänuväärne aeg või ütleme ka see jõulueelne aeg, et on hästi palju pühasid. Te saate kõikvõimalike tähtpäevadega seoses neid multiprojekte teha, aga võib-olla mis iganes tervislik toitumine või... Või tegelikult ärge unustage ka seda, selliseid projekte on vähe, aga e-twinningus on lubatud ka õpetaja projektid. Et miks mitte jagada omavahel, ma ei kujuta ette, Kahoot-mänge või parimaid leide mingisugusest digimaailmast, et, no, et või luua koos mingisugune õppematerjal, et te võite ka mõelda hoopis nagu teises suunas, et on ju tegelikult meil on ju ka neid õpetajaid võib-olla, kes konkreetselt mingi klassiga seotud mõnel õppeaastal ei ole, aga tahaksid ka tegutseda. Nii et, no, et mõelge nagu laialt. Just. Nii, aga ma arvan, et multiprojektidest me saame praegu edasi liikuda, et nagu me ütlesime, siis see veebiseminar on järelvaadatav ja saate siit ka neid slaide pärast. Nii, Evel, hea küsimus. Tegelikult ma vaatasin, et eelmistel aastatel on tehtud ka rahvusvahelisi multiprojekte, nii et mina ei näe põhjust, miks me peaksime takistama teil teha koostööd ka välismaa kolleegidega. Nii et ma arvan, et see on täiesti teie endi otsustada. Ja see on ju veel selles mõttes ju tore, et siis, kui te teete selle välismaa projekti, siis tuleb see inglise või võõrkeel ka sinna sisse. Just. Ja siis see algaja õpetaja saab vaadata, ei olegi nii hull, et ma oskan ka ja ma saan hakkama. Nii et see on Eve hea mõte. Jah, et te saate ise otsustada, kas te teete Eesti-sisese või kaasate ka rahvusvahelisi partnereid. Täiesti teie teha. Nii et, aga väga hea, Eve, et sa selle välja tõid. See on oluline märkus. Nii, mentorid tegelikult päris niisugune algne e-twinningu keskse kasutaja toe poolt on mentorite esmane ülesanne tegelikkuses õpetajate nõustamine. Ehk et e-twinning live'is, võib-olla te olete märganud, seal nime all on selline täpsustus. Enamikel õpetajatel on siis nende kool, aga kui on näiteks mentoriga tegemist, siis on ta ambassador ja ambassadoriks olemine siis annab talle kohe pisut rohkem õigusi sellele inimesele e-twinning live'is ja lisaks ka ligipääsu teiste riikide mentorite gruppi, kus siis toimub ka selline aktiivne ideede vahetus, nii et pisut nagu selline rahvusvaheline haridustehnoloogide võrgustik võiks öelda. Et selles mõttes jälle selline hea võimalus tõesti teiste riikide kogenud õpetajatega ideid vahetada. Ja lisaks paneksime me siis ka mentorite nimed, vähemasti nimed, kui mitte kontaktaadressid, siis vähemasti nimed üles ka HITSA lehele e-twinningu alla. Nii et olete siis seal ka ära märgitud. Nüüd ma võtaks maha selle hirmu kindlasti, kui võib tekkida, just kui õpetajad hakkaks hullult pommitama, nad ei hakka. Et elu on ikkagi näidanud, et valdavalt nad pöörduvad kõikvõimalike tehniliste küsimustega ikkagi minu poole, kasutajatoe poole. Nii et pigem siis ma siin näeksingi seda, et võib-olla isegi mina suunan edasi siis mentorite juurde, vastavalt siis mis piirkonnas või mis aine või haridusastmele küsimus on.
et selles mõttes seda ei pea nagu muretsema, et see nõustamine nüüd jällegi selline täiskohaga töö oleks. Aga lihtsalt, et teil on nagu see märge küljes, see selline esiletõste, et teie olete siis mentor, ehk siis teie olete väga kogenud ja niisugune silmapaistev eedvinningu õpetaja. Nii, ja viimane mentorite selline võimalus on siis erinevad lühikoolitused ja tutvustused just eriti sisekoolitustena ehk siis eedvinningu sõna levitamine. Et kui koolid, õpetajad tahavad kuulda rohkem sellest programmist, siis näiteks ka sellel sügisel on juba mitmed koolid huvi tundnud, tahavad sisekoolitust, 2-3 tunnist sisekoolitust ja see on mentoritele ideaalne võimalus minna natuke ennast jälle proovile panna, pisut uus situatsioon, ei midagi võõrast, aga jälle selline hea võimalus. Ja need koolitused siis tellivad koolid ja õpetajad läbi minu eedvinningu projektijuhilt ja nende läbiviimise eest me siis kindlasti mentoreid ka tasustame. Et me ei eelda, et mentorid peavad lõputult oma vabast ajast tegema, et kindlasti see siis on ka tasustatud töö. Ja lisaks ei pea mentorid muretsema ka sellepärast, et mida nad siis seal räägivad ja kust ma siis selle esitluse saan, sellepärast, et me loome siis ka vajalikud materjalid kasutamiseks, mis lihtsustavad siis mentoritel neid võimalusi, et saategi sellised toorikud, vajadusel saate ise täiendada, vajadusel saate siis seda kasutada. Ja oma projektidest loomulikult, et sealt neid te näitate ise. Aga muidugi üks mõte, mis on, et mingisugused aastad tagasi need sisekoolitused kippusid teinekord minema selliseks vahendite koolitusteks, et seda me nagu ei taha. Et kui kuhugi kutsutakse, siis see on ikkagi eedvinning ja eedvinningu portaal, sest tegelikult praegusel hetkel on TwinSpace juba nii palju arenenud, et ta on nagu kasutatav. Et ma mäletan ise ka kunagi, kui oli suur kaklus, et keegi ei tahtnud TwinSpace'i koolitada, see oli nii nõme ja siis tulid kõik need blogid ja wikid ja nii edasi. Nii et jah, et see koolitus oleks jah ikkagi selline Twinningu, TwinSpace'i ja selle keskne ja siis teie muidugi need suurepärased näidisprojektid sinna juurde ka veel. Et jah, ennekõike see on ka nüüd selline kokkuleppe küsimus, sellepärast, et sõltub koolist, kes mis eesmärgil, kellel on parasjagu mõni Erasmus pluss projekt pooleli, tahavad sinna integreerida eedvinningut, kes on täiesti algajad ja tahavad absoluutselt nullist, et see sõltub nüüd ka täiesti. Kahjuks neid hetkel veel olemas ei ole, et me oleme seda käima lükkamas, seda ja loome siis esimesel võimalusel, aga kindlasti Terje, me saame midagi kindlasti aga ütleme, me just Lauraga arutasime ka seda, et tegelikult, et teil on vaja ju selliseid materjale, mis räägivad nagu sellest, et mis sellised üldised materjalid, mis on üldse eedvinning näiteks, millised rahvusvahelised töötoad või mis seal on, et vot need on tavaliselt need kas siis Elo või Laura need esimesed slaidid olnud, eks ole, et neid on teil vaja. Et kui te oma projektidest räägite, siis selleks slaide pole vaja. Ja nüüd on küsimus veel teile, et kas näiteks, kui te hakkate koolitama TwinSpace'i või midagi, kas selleks on teil mingeid esitlusslaide vaja või ütleme, me oma koolitustel oleme ju pigem teinud niimoodi, et näidanud seda niimoodi reaalajas, et kuidas see asi käib, et kuidas te ise tunnete, et kas seal oleks vaja. Ma arvan, et selliseid nagu üldist tutvustusslaidi, et neid kindlasti oleks vaja, sest et need on need, et see on selline, seda Laura teabki täpselt, mis seal on, aga nüüd muud. Jah, eks ole keskkonnas, et lihtsalt võtta lahti kas või mingi oma TwinSpace, et ma arvan ka, et TwinSpace'il ei ole vaja, vaid on vaja ainult, ütleme, seda üldist asja. Ja siis jooksvalt muidugi ka, et ütleme, see 2-3 tundi, see on üsna lühike aeg, et eks see ka nagu kujuneb välja. Meil on nüüd reedel laupäeval tulemas algajate koolitus Tartus, et tegelikult me võime Lauraga siis juba üle vaadata, et äkki me siis mingi esitluse saame kokku, et kas Terje sind on juba kuhugi kutsutud esinema selle eedvinningu osas, et sa praegu küsid.
Oma kooli, jah, oma kool, tegelikult muidugi oma koolist on veel kõige parem alustada, eks ole, et see on nagu jah, just, et me vaatame Lauraga üle, sest et midagi on olemas, et ta peaks olema lihtsalt, et iga aasta nagu just korra üle vaadatud ja kohandatud, et mis just puudutab seda ühte aastat. Just. Ja ma võib-olla täpsustassin seda ka, et selles mõttes e-twinningust olete te nagu väga teretulnud rääkima, kus iganes te käite, et ei pea seda nii-öelda sellise sisekoolituse või lühikoolitusena üldsegi kuskil fikseerima, aga ütleme, need, mida meie tasustame, peaks kindlasti käima siis läbi e-twinningu projektijuhi. Ehk et see, kes tellib, see siis võtab minuga ühendust ja mina omakorda siis suunan mentorite juurde. Just seal on kõik oma registreerimislehed ja oma vormid ja teate ise Euroopat, eks ole. Et jah, seal on natukene rohkem bürokraatiat ja selleks, et me saaksime siis tõesti ka teid tasustada, peab see olema eelnevalt kõik kokku lepitud ja nii edasi. Et ma usun, et selles osas meil ka ei teki probleeme. Aga jah, et kui te tõesti tahate niisama kuskil tutvustada, siis te ei pea mind isegi iga kord informeerima sellest. Ja neid slaide ka, et mis valmis saavad, et kus sa ka vähegi satute kusagil kellelegi külla, arvuti on kaasas, tehke kohe lahti ja sinna kartulisalati kõrvale, kohe väike twinning, eks ole. See koolitusgrupp, no tähendab selles mõttes, et me esialgu praegu oleme teinud selliselt, et kusagil kooli arvutiklassis ehk et juba koolitusklass seab piirangud ja hetkel on see 20 ringis olnud. Et väga väikesele grupile ei ole nagu ka ressursi raiskamine, et sellisel juhul võib ka näiteks kaasata kõrval olevaid koole, et seda on meil ka nüüd nendel sisekoolitustel tehtud, et naabruskoolid ja lasteaiad on siis ka kutsutud koolitusele. Et ütleme, see koolitusgrupp ei tohiks olla alla 15 inimese, kindlasti mitte. Et siis juba, jah, siis ei ole mõtet sellele nagu võib-olla teie aega panustada. 3 tundi teie ajast raisata, et siis saab need inimesed suunata ka näiteks, on sellised self-teaching materialid, mis on siis e-twinningu portaalis üleval ja millega siis õpetaja saab ka ilma teise õpetaja juhendamiseta tutvuda. Või algajate koolitusele. Või siis just nimelt, või siis üksikud huvilised kindlasti suunata algajate koolitusele. Ja ma siinkohal kasutaks ka võimalust, et öelda, et 2.–3. november toimub Haapsalus meil järgmine algajate koolitus, kuhu saab registreerida veel. Nii et kui teil on kolleege, kes tahaksid tulla e-twinningu koolitustele, et siis te teate, 2.–3. november kohti veel täitsa jagub. Et Tartu koolitus on meil nüüdseks juba täis. Nõndaks. Ma arvan, et ka selle teema katsime me kenasti ära. Kui teil tekib veel küsimusi, siis te saate alati jooksvalt ka minuga ühendust võtta, nii et ei pea nagu kõiki küsimusi siin täna välja tulistama. Nii. Aga me oleme nüüd rääkinud siin hästi palju nagu sellest, mida me kõik ootame ja mis ülesanded, et tegelikult oleme me täiesti mõelnud ka mentorite motiveerimise peale. Me saame väga hästi sellest aru, et kui teie panustate oma aega ja ressurssi, et siis on igati õigustatud ka midagi vastu oodata. Ja ma olen välja toonud siis 4 asja, et sellistele tublimatele multiprojektide läbiviijatele, kes siis kaasavad teisi õpetajaid ja tõesti aktiivselt selle projektiga vaeva näevad, siis ja üldse ka teisi mentori tegevusi teevad, et siis on kindlasti pakume täienduskoolitusvõimalusi nii Eestis kui välismaal. Ja tegelikult jah, et me arutasime ka Ingridiga siin neid erinevaid koolitusvõimalusi, et ühelt poolt pakub e-twinning väga palju erinevaid, et enamik teist on käinud ka e-twinningu välisseminaridel ja teate, et need on päris asjalikud
ettevõtmised, aga tegelikult on ka haridusvaldkonnas muid täienduskoolitusi võimalusi, nii et me vaatame siis olukorrale otsa ja ehk saame pakkuda teile ka mingeid muid võimalusi. Teise variandina pakuksime välja siis eneseteostus rahvusvahelisel tasandil ehk et tõesti selliste silmapaistvate mentoritele me pakuksime võimalust esineda rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel töötubade läbiviijatena. Nii et tegelikult siit ka mitmed minu mäletamist mööda on rahvusvahelisel tasandil samuti ennast proovile pannud. Progetiigris näiteks, eks ole, mäletate? Ja tegelikult on see tagasiside olnud ülimalt positiivne nendelt õpetajatelt, et see on juba sellisele edasi jõudnud õpetajale üks selline vägev kogemus. No teile kõigile meeldib ju inglise keeles koolitada, on ju? No tegelikult, kuna me teeme koostööd ju kõikide Euroopa riikidega, kes Edwiningus on, et siis ei pea see tingimata olema inglise keeles, et on ka meil saksakeelseid ja prantsuskeelseid ja venekeelseid koolitusi, nii et selles mõttes keele pärast ma usun, et ei pea ka muretsema ja kui te juba oma projektipartneritega saate inglise keeles suheldud, et siis vast ei ole probleemi ka see töötuba. Siis nüüd konkreetselt multiprojektid läbi viinud mentoritele me planeerime siis jaanuarikuusse 2019 jaanuarisse sellist talveseminari. Täpne formaat on veel välja selgitamisel, aga te võite arvestada sellega, et kui multiprojekte olete loomas, siis me ka sellise väikese tänuürituse teile korraldame, kus me siis vaatame tagasi kogu sellele multiprojektide tegemise protsessile, kogume natuke teilt tagasisidet ja oleme ilusas kohas. Ja oleme ilusas kohas ja saame kokku, sest tegelikult see on ka alati väga-väga tore, kui saab näost näkku ka inimestega kokku ja näete siis ka teisi mentoreid, kuigi mul on selline tunne, et teie vist kõik olete juba küll erinevatel üritustel kokku puutunud. No suvekoolis, eks ole, aga talvel te ei näe üksteist ja suvekoolis on üsna palju rahvast. Aga et vaataks siis, kuidas see talveseminar kujuneb ja selle kohta siis info juba jooksvalt. Ja nagu ma siis mainisin siin eelmise slaidi puhul, et sisekoolituste läbiviimise eest siis ka rahaline tasu mentoritele. Nõndaks. Korraks panen veel siia ka ajakava, et täna on siis meie esimene tutvustav veebiseminar, mis siis on tõesti asjahuvilistele, kes tahaksid mentoriteks hakata. 29. oktoobriks palun andke märku siis, kui oled loonud multiprojekti. Selleks põhimõtteliselt see märguanne on see, et teie slaid on täidetud ja siis ma juba võtan teiega ise ühendust. Ja 1. november jällegi oleks see siis õhtupoolik, kellaaeg. No, ma ei tea, kas 5 on teie jaoks selline halb või hea aeg, et mina armastan veebiseminare teha 7, aga Laura on siis juba kodus, jah? Aga see ei takista meil siiski teha kella 7. Et tegelikult annab veebiseminari ka kodus teha. Nii et vastavalt siis seda me veel natukene loksutame paika, et kas see on 5, 6 või 7, aga kindlasti peale tööd ta on. Ja ma tegelikult ka selle järgi tõesti, et tänagi mõned osalejad ütlesid, et nad ei saa veel nagu koolist ära. Et siis võib-olla tõesti see hilisem kellaaeg oleks nagu mõistlikum, et meil rohkem huvilisi ka seal kuulamas oleks. Nii, ja siis nagu mainisin, siis talveseminar multiprojekte loonud mentoritele ja selle kohta info jooksvalt ja kindlasti siis uuest aastast me jätkame mentoritega koostööd ja võrgustikutööd, aga sellest siis juba siis, kui aeg on.
Just, ja ega teie ideed ka, et mida te ise mentorina tunnete, et te teha tahaksite ja mis võiks olla, et võiks jälle midagi lahedat nagu välja mõelda, et mis Euroopa ka kihama paneb, et midagi, mis on teistmoodi. Et kuidas seda twinningut, et eesmärk on ju ikkagi teha nii, et iga õpetaja Eestis on kuulnud, mis on e-twinning. Aga praegusel hetkel ju seda ei ole, eks ole, et kui te lähete suvalisse kooli, siis ikka kohtate õpetajaid, kes e-twinningust mitte midagi ei ole kuulnud. Ma ei tea, mida peaks seal tegema, mingisuguseid suuri mänge või teste või ma ei tea. Nii nagu on Code Week, nii on, ma ei tea, e-twinning week või midagi. Tegelikult meil on praegu e-twinning weeks muideks. No vot. Nii et saate selle kohta ka siis infot vaadata ja võib-olla ka oma õpetajaid suunata, et need e-twinning weeks üritused on ka sellised üsna meelelahutuslikud ja seotud ka Code Weekiga. Nõndaks, aga ma arvan, et me olemegi selle veebiseminariga lõpukorrale jõudnud. Remont jätkub meil siin üleval. Remont jätkub ja kui teil tekib küsimusi, siis pöörduge julgelt minu poole, minu kontaktid on igal pool üleval. Ja siis egas muud ei olegi, kui et edukaid projekte teile. Palju häid ideid. Ja küsimusi veel, kui kellelgi on. Just, ja nüüd on siis see moment jälle, kus julgelt saate panna oma küsimused. Nii, Terje küsib. No vot, need nii tekivad. Tavaliselt ongi, kui sa lõpus jääd veebiseminari niimoodi vaatad, no nii, nüüd tulevad küsimused ja siis tuleb, et tegelikult ma läksin juba kokikeelt mõelda. Aga tegelikult ma tahan ka öelda, et mul on natuke kahju, et kui ma meenutan selline, ma ei tea, 5-6 aastat tagasi või siis oli see mentorite võrgustik oli meil ikkagi üsna aktiivne ja me saime kokku aeg-ajalt ja tegutsesime ja meil olid oma mentorite seminarid, kus siis algajaid nii palju ei olnud. Et kui jõuaks nagu sama tasemeni, et ikka need e-twinningu hullud kõik aeg-ajalt koos oleksid ja tegutseksid ja ühte asja ajaks, siis ma arvan, et see oleks päris põnev. Nii, aga minu poolt siis ka suur tänu ja ilusat õhtut ja kui küsimusi on, siis Laura vastab.